kell on just saanud 9 läbi 10 minutit. Tere hommikust. Do y'all know it? Mul on halb unerutiin. Ja täna on 2. veebruar ja esmaspäeva hommik. Mul on vaja olla väljas 8 minuti pärast, aga see on okei. Ma hakkan praegu pakkima oma vintage-pakke. Oh my fucking god. Vabandust, I'm all over the place. Ma müüsin maha oma 3 raamatut. See on see pakend, mis nüüd tuleb, kuna I can't do anything about it. Ma tahan, et see mingi ei lähe katki surnuks. Igatahes siin on see. Pakitud. Müüdi nagu mingi väga kähku välja. Ma panin eile õhtul need müüki, ma arvan mingi 8 paiku. Ja eile õhtul juba osteti 2 ära ja siis ma ärkasin täna hommikul ja see A Million Kisses oli ka ära ostetud. Nii et nüüd ma olen nagu mingi 5 euri rikkam nende kõigi eest. Sorry, mu teine valik oleks olnud, et need lähevad kuhugi, ma ei tea, mitte muu koju enam, kuna ma ei ole Colleen Hooveri raamatuid lugenud. Nagu need ei ole siuksed raamatud, sa loed mitu korda, sa loed 1 korra läbi, saad kinda pettunud ja sa paned selle riiulile. I need to hurry the fuck up ausalt. Ma praegu kõnnin bussile ja lähen trenni, kuna mu autol põleb mootoritüli ja ma ei julge sellega sõita praegu. Homme peaks minema töökotta ja siis ma vist saan Retiga kokku. Ta võib-olla ei tule, võib-olla tuleb. I'll know soon enough. Aga praegu ma lähen trenni. See on väike. Ma ei tea, mis toimub, aga mingil põhjusel kõik tahavad alati bussis minu kõrvale istuda nagu 100% iga kord. Kõik istuvad alati bussis minu kõrvale. Tell me, miks mu ees on inimene nagu loogiliselt võtta, sa istuksid sinna ette. See on nagu esimene iste, mis on vaba kohe, kui sa näed seda nagu, kui ma oleksin meele heitel, et istuda, siis ma istuksin sinna. Miks mingi vana tuleb oma lapsega? Niimoodi, et see lapselaps on tal süles minu kõrval istuma. Ta oli venelane ka. Küsisin, et kas tuleksin mulle mööda. Mul on nii vaja maha minna. Me saime küll Retiga kokku, aga me ei olnud ülipikalt, kuna esiteks 3 euri päev oli. Teiseks, Retil oli mingi halvad jaladused ja mul oli kõht nii fucking tühi. Aga ma ütlesin endale, et ma nagu lokin oma distsipliiniga, ma ei söö kogu aeg väljas. Ja ma seda mingi okei, panen koju sööma. Ja jah, mul on kõrpsupakk kotis. Aga listen.
It's all right. So many things. For here, we have Ma laman. Ma langesin täielikku koomasse. Ma peaksin täna ikka veel heeldama. Võib-olla oli midagi veel mul to-do listis. Aga ma ei suuda praegu. I'm so freaking tired. Ma ei tea millest, bro. Ma ei tea. Lihtsalt vaatan YouTube'i ja laman. Also sõin väga palju. Update. Ma üritan heegeldada. Ja emme just õpetas mulle, kuidas vetsupotti puhastada. Ma nii tahaks, et mul oleks inimesi, kes kommenteerisid mu videote alla. Et ma tunneks, et mul on nagu I have friends on the other side. I got friends on the other side. Okei, ma üritan heegeldada midagi lahetut, aga see ei tule välja, sest ma olen fucking noob ja ma annan alla. Ma andsin alla. Yeah. Ma tahan YouTube'i vaadata, nii et välisilm vaadatud. Huvitav oli. Väga kohutav. Aga vahepeal rääkisin kooriga tund aega. Ma olen koera jalutamistyüril. Jälle. Nii et ma olen koera jalutamas. Päris rahulik on. Mõnus, ei ole nii külm kui eile vist ka. Aga päris külm on ikka. Eile oli väidetavalt -21. Tegelikult arvan, et oli veidi ikka vähem. Aga Snapchat näitas 21 ja kas meile kõigile mitte ei meeldi olla ekstreemne väh? Igatahes. Let's get this walk over with. Mul on vaja seda vlogi üle editida. Comment down below. Mis on Tallinna parim humana? Super alko silt. Särab kauguses. Koer. Jookseb ringi, sest et teda ei koti. Mida targematel öelda on. See lasteaed, kus ma kunagi käisin. Tere! Oh, okei. See oli mu märk. Ausalt minu jaoks on suht suur kiba. Tule! Suht suur probleem on olnud see, et mul pole nagu midagi, ma ei tee midagi produktiivset oma ajaga. Ma tahaksin, mul on settinud nagu mingi ülisuur rahapaanika, kus ma tunnen, et mul pole nagu üli palju raha and that's a problem. Lisaks sellele ma ei tee oma ajaga midagi kasulikku. Ma nagu lihtsalt lingerin ja teen nagu mingeid hobisid, aga ma saaksin õppida. Aga ka seal nagu kuskilt jookseb piir. Ma tunnen ennast halvasti ja ma ei saa oma vanemate poole pöörduda, sest ma ei tea, nende abi tundub kuidagi backhanded ja nagu mitte nagu nad tahaksid mind aidata ja mul päriselt leida seda, mis on minu kirg. Kiiba! Tule! Tule! Sorry. Tule! Vaid nad tahavad nagu voolida minust seda, kes nad tahavad, et ma oleksin. And I don't need that, I don't want that. Nagu ma tahan silent successi. Ma olen tubli. Ma reaalselt lihtsalt tahan teha midagi enamat. Tahaks ma reaalselt ei tea mida. Literally ma ei tea mida teha. Väga nõme tunne. Samas huvitav.
ma vist ei saaks kunagi sellist tunnet tunda, kui ma ei oleks olnud sunnitud vabale aastale jääma. Nii et